Põhiliselt on see maja siis tegeleb materjalidega, mitmesuguste materjalidega, et neist täna räägitakse ka nii kihtsadestamisest kui muudest, et siis me läheme siit kiiresti edasi. Ka sellest pildist teil täna arvatavasti räägitakse, et kui ma lihtsalt näitan, et see on siin arvatavasti üks sensor, ehk siis sensor, mis muudavad näiteks mingisuguse gaasi kontsentratsiooni kusagil. Need asjad on kõik väga pisikesed, et see NM tähendab siin nanomeetrit. Ja need on ka nende piltide mõõtmed, ehk siis veel üks üldine märkus kõigest sellest, mis te siin täna näete, on ju see, et vanasti oli arvatavasti füüsikalaboreid huvitavam külastada, sest see, mis inimesed tegid, see oli tüüpiliselt nähtav ka palju silmaga vaatleja jaoks. Ehk siis kui iidsetel aegadel keegi tegi rahvale nalja, pani 2 hobust, eks ole, õhust tühjaks pumbatud poolkerade külge, et lihtsalt lahti sikutas, siis see oli peaaegu teaduse tegemine. Samas, ja seda oli ka tore vaadata, siis täna on kõik need asjad, mis siin tehakse, enamus asju, mis siin tehakse, on nanomeetrilised ja te lihtsalt näe neid. Et see, mis te näete, see on mingisugused keerulised masinad. Niimoodi, et tekitatakse kõrgeid rõhkusid 2 teemantalasid vahel. Teemantalasid, millel on selline hästi väike kokkupuutepind, alla millimeetri. See pressitakse lihtsalt kokku, ja siis sinna vahele pannakse üks tihend, millel on väike auguke sees, mis on veel väiksem, ütleme seal mingi 0,2-0,3 millimeetrit ja sinna sisse pannakse siis kõik need uuritavad asjad, mida tahetakse siis uurida ja siis kui sealt pressida, siis kui te füüsikutunnist mäletate, et see rõhk on, eks ole, jõud jagatud pindalaga, siis saame 2 voodi rõhku suurendada, et kas suure jõu või väikse pinna abil. Ja siis antud juhul on siis see teine variant, et võetakse hästi väike pind, mida kokku surutakse ja saab suure rõhu kätte ja saab suure rõhu all objekte mõõta. Nüüd te olete jõudnud keskkonnafüüsika labori sellisesse töörühma, kus tegeletakse keskkonna radioaktiivsuse uurimisega.
siis impulss lasersadestuse laboriks. Siin valmistatakse õhukesi kilesid lasersadestuse meetodil. Meil on laser teie selja taga, krüptonfluorlaser lainepikkusega 248 nanomeetrit. See on ultraviolett, seda inimese silm ei näe. See on käima pandud ja me pidime pauku tegema. Suur laikutamismeede on nagu, siin on meil lääts, et me fokusseerime teda, et kui ta selle metallile midagi eriti ei tee, kui ta on selline energiatihe, see on just kaunis väike praegu. Meil on selline lääts, mille umbes fookuskaugus 25 cm. Saite aru, et see ei ole pidev, et see on selline perioodiline. See hetkel on laser seatud 10 hertsi peale, see tähendab 10 korda sekundis. Toimub siin laseri torus olevas gaasis lahendus, gaaslahendus. Siis selle tulemusel tekib seal valgus, mis tuleb siis siit eest välja, mis on hästi suunatud. Ja mida on võimalik siis hästi fokusseerida, nagu näinud selle läätsel. See on kiletehnoloogia labor. Ja kile, see ei ole mitte see plastikat kile meie mõistes, mida kasvuhoonega tõmmatakse, või kotikile. Meie mõistes kile on igasugune asi, mida on võimalik mõne teise materjali peale kanda. Kõige lihtsam kile, mis, kui ma eelmise rühmaga rääkin, mis mul kõigepealt pähe tuli, on see kile, mis tekib talvel aknaklaasi peale, jääkile. Vesi jääb aknaklaasi külge kinni ja teine veemolekul jääb sinna ka kinni. See ei sobi, niimoodi ei saa teha. Aga ainult üks molekul jääb kinni, klaasi külge. Teine molekul selle klaasi külge kinni jääb, molekuli külge enam kinni ei jää. Nii me saaksime sinna ainult ühe molekuli pakste kihi. Ja nüüd, kui pumpame selle gaasi kambrist välja ja laseme sinna kambrisse teist gaasi, mis reageerib pinnal olevate molekulidega. Siis saame kokku ühe molekuli paksuse kihi. Tore oli teid siin näha. Minge nüüd tänapäeval. Tänaks ka neid veidi vastu võtmas. Jah. Mida? Vahtame neid jälle. Vahetame, mul üks ikka nüüd on. Üks jõhke on. Selge. Aitäh! Suurelt jaolt tegelikult tänu õpetaja trahvile. Mulle hakkas 10. klassis kohutavalt meeldima astronoomia. Ja ma mõtlesin 10. klassis välja, et aga mina tahan saada astronoomiks. Nii, aga siis muidugi tulid need Kadri Trahvi füüsikatunnid, kus ma iialdi ei saanud 5.
ja siis ma sain teada, et astronoomiks saamiseks peab füüsikat õppima ja olin suhteliselt murest murtud. Aga 12. klassi lõpuks selgus, et ei ole paremat plaani. Ikkagi ongi astronoomia. Irooniliselt ma ei ole nüüd astronoom. Ma tulin Tartusse ja siin on nii palju laternaid, et tähed enam ei paistnud. Ja siis ma avastasin hoopis 3.–4. ülikooli aastal, et füüsikas on palju muud huvitavat. Ja teine iroonia on see, et astronoomia tegelikult läks kõne alt ära sellepärast, et seda kõik tundus nii kauge ja abstraktne. Aga ma valisin hoopis oma erialaks looduse radioaktiivsuse, mis loomulikult ei ole ju üldse abstraktne, sest me ju näeme gammakiirnäed. Et tegelikult ühe abstraktse asja asemel valisin teise abstraktse asja, aga ma olen rahul. Iga kord, kui ma olen Rakvere tööpäeval sattunud, siis ma olen käinud ikkagi Kadriorfi vaatamas. Ja ei saa ka eitada seda, et ma olen kogu aeg Reaalgümnaasiumi tegevustega kursis, sellepärast, et minu parim sõber töötab seal, kes on minu klassiõde. Nii et isegi kui ma tahaks, ma ei saa oma gümnaasiumi ära unustada. Aga tegelikult mulle meeldib see, et ma sain sealt selle laiapõhjalise hariduse, mille pealt ma sain tulla tegelikult siia ülikooli õppima ükskõik mida. Ja ma valisingi selle asja, mis mulle meeldis. Tuleb õppida seda, mida tahad. Seda, mis huvitab. Sest suhtes, et mina valisin füüsika ühest küljest selle astronoomia pärast, aga teisest küljest selle pärast, et ma tahtsin teada, kuidas maailm kokku on pandud. Ma ei kujutanud ette, et ma lähen õpin juurat või ajalugu, kus peab meeletult asju pähe õppima või keeli, mis tegelikult mulle hirmsasti meeldivad. Vaid ma just tahtsin teada, kuidas maailm kokku on pandud, tulin õppima seda, mis mulle meeldis ja ma olen sellega rahul. Et kõik ülejäänu on tulnud hästi sujuvalt, kõik minu töökohad ja ülesanded ja erialavalikud. Et kui lähtuda sellest, mis meeldib, siis valite kõik asja. See on nüüd minu eriala. See näitab, et energia on sõltuvuses sagedusega. Et kui ma värisen hästi suure sagedusega, siis mul on rohkem energiat. Sellepärast peabki hirmununa hästi palju värisema, sest siis on tugevam. Ei tea. Teravere observatooriumi, jah. Ja meid on täna vastu võtmas esialgu meie enda kooli vilistlased. Tõnis, mis aastal sina lõpetasid? Mäletad? 94 ja sina lõpetasid? 99? 99. Need on 2 meie kooli tubli poissi. Nii et nüüd on nad siis juba teadlased meil. Ja seal oli nii inimesi, seal oli nii seadmeid, seal oli ka sündmusi, mis oli Eesti ja kosmose arengulooga seotud. Nii et tegelikult on meil päris pikk ajalugu juba kosmose valdkonnas, kosmosetehnoloogia ja kosmose teaduse valdkonnas tegutsemiseks siin Eestis.
uusi teleskoope töötavad sellises režiimis, et kus teleskoop niimoodi öö järel katab nii kindla kava järgi tervet taevast. Ja on üks niisugune 2,5 meetrine teleskoop, mis on pisikene teleskoop tegelikult tänapäeva standardite järgi. Teeb USA-s kuskil kõrbes, teeb Sloani taeva ülevaadet, mille eesmärk on tegelikult universumi suuremastaabilise struktuuri uuringud. Aga selle käigus tehti ka meie observatooriumile väga olulisest asjast pilt, mis siis on see, mis siin on Andromeda galaktika. See on see galaktika, mille kauguse Ernst Öpik määras 1922. aastal. Ja tema poolt välja töötatud meetodid kasutatakse tänapäeval standardselt galaktikate kauguste määramiseks. Võib ka otse öelda, et Kadrilt saadud pisiku ja siis huvi ja siis tegevuste näol on edasine õppimise valik tehtud ja siis juba karjäärivalikud sealt, eks. Et see on nagu kõige alus olnud alati. Jah, minul on samamoodi, et siis kui ma olin seal 10. klassis, kui Kadri Trahv oli minul klassijuhataja, siis oli mul astronoomia huvi juba olemas ja Kadri Trahv andis mulle kasutada kooli teleskoopi niimoodi kodus, nii et siis ma sain teha vaatlusi ja ega sellega loomulikult minu astronoomia huvi järjest ainult süvenes. Ja nendes ka füüsikatundides, mis meil koolis olid, siis tegelikult meid oli tol hetkel seal klassis väga-väga vähe reaalklassi osas, kus need tunnid olid nagu eraldi reaalklassis ja üldklassis, et siis õpetajal oli alati aega kõigi jaoks. Et see oli nagu see väga-väga oluline, et me tegime igasuguseid põnevaid asju, et vahel ma kuulan oma sõpradelt, et mida nemad koolis on teinud ja tundub, et tule taevas appi või et väga hea, et minul on nagu palju paremini läinud. Et jah, see on just see, et on võimalik igasuguste huvitavate asjadega tegeleda ja on võimalik alati küsida ja küsimustele vastuseid saada. Ärge piirduge kohustuslikuga. Mina ütleks, et huvituge asjadest ja ärge suruge ennast raamidesse, vaid proovige alati mõelda kastist väljas. Midagi ei ole võimatut, unistage suurelt ja õppige ikka palju selles suhtes, et kogu see kogemuse saamine, faktide teadmine ja maailma nägemine sinna lõpuks takka otsa on see, mis nagu, ja suurelt unistamine on see, mis edu tagab. Tuleb nõustada. Ennast nagu Telestaar, jah. Aga ei, tegelikult väga lahe. Energia esimeseks võnsust. Iga elupuu põõsas siis tähistab ühte planeeti, esimene muidugi on Päike ise ja nii edasi. Merkuur, Veenus, Maa, Marss, 4 esimest maatüüpi planeeti tihedalt Päikese lähedal. Muidugi siin on vahekaugused kokku surutud 40 miljonit korda vähendatud. Ja siis iidplaneedid edasi Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun ja meie süsteemis on ka Pluto veel olemas, kuigi te võib-olla väidete vastu, et Pluto on väike planeet, tema siia ei sobi. No, olgu peale. Oleme füüsika ekspeditsioonil. Ilm on küll pilves, tähti ei näe. On siis meie Tõravere kõige suurem teleskoop. No, mis tähendab kõige suurem? Suurus tähendab eelkõige ikkagi seda teleskoobi peatoru läbimõõtu, sest nii suur on siis selle toru sisse peidetud objektiiv. Nii teleskoopidest ja teate juba, et teleskoope on 2 tõugu, 2 tüüpi, läätsteleskoobid, kus siis toru eesotsas oleks objektiiviks kumer lääts, mis korjab
valgust ja seda tema poolt tekitatud kujutist vaadatakse siis toru tagumisest otsast väikse luubiga. Seda ma võin kohe ära näidata, aga sinna toru esimese otsa ma ei lähe. Ja peegelteleskoobil on niimoodi, et tema valgust koguvaks elemendiks, objektiiviks on siis antud juhul siia toru taha otsa, toru sisse, sinna me ei pääse praegult vaatama, aga see toru taha otsa kinnitatud nõguspeegel. Nõguspeegel, mis korjab siis tähevalgust ja selle tulemust, tema poolt tekitatud kujutis saame ikkagi vaatada siis selle luubiga siit tagant okulariga. Nii et siis selle teleskoobi kõige tähtsam karakteristika, tema objektiiv, milleks on siis nõguspeegel, siin selle valge toru sees, tema läbimõõt on 1,5 meetrit. Saab vaadata. Aga nüüd tõsta toru üles. Imeline päev. Ja Muusikainstituudis oli väga põnev, on ju? Ja võrreldes Tallinna lähedalliga Tõravere see on tõesti uhke, eriti Tõravere see enda maja. Jaa, tõsi. Seest ikka täiesti mind üllatas lausa. Nii peeni oma innovaatiline maja. maja. Videofilmi kohe. Ei, no ma ei Te ütlesite seda ust lahti, nüüd see ukse lahti, nüüd saab videofilmi. Ikka veel filmi. Jaa.